Kuigi laenudega pahuksis olevate inimeste osakaal on juba aastaid olnud suur, siis viimasel ajal on koroonakriis võlgujäämist veelgi süvendanud. Üha enam on hakatud kiir- ja tarbimislaene võtma ning olukord, kus rahahädas inimesed end piltlikult öeldes lõhki laenavad, on muutunud trendiks. Kui sa kaotad töökoha, sissetuleku, elustiili päeva pealt näpunipsust muuta on väga keeruline ja eks siis minnakse seda kergema vastupanu teed. Kiirlaenufirmades puudub taustakontroll, mistõttu on inimesel väga lihtne laenu võtta ning nii satutaksegi sageli niinimetatud nõiaringi, kus lõpuks on laenuvõtmise põhjuseks eelmiste laenude tasumine. Võlanõustajate hinnangul on ennetusprotsess laenu võtmise juures väga oluline ning üheks põhjuseks, miks võlad kuhjuvad, ongi just see, et ei pöörduta õigel ajal võlanõustamisele. Tihtipeale ja ikka reeglina tullakse alles siis, kui nii-öelda häda käes. Kõigepealt tuleks ikka läbi mõelda, kas mul on seda asja üldse vaja. Minimaalselt võtta, pigem säästa ja selliselt elada. Aga kui sa oled juba võtnud, siis vähemalt see moment tõmba joon alla. Kas libedale teele sattumist võivad soodustada ka kiirlaenu reklaamid, mida viimasel ajal võib üha enam silmata? Sageli on ju just majandusraskustes inimesed reklaamide osas tundlikumad. Need kiirlaenufirmad, nemad pakuvad välja. Nendel on see õigus ja inimesel on võimalus. Kui inimene kaldub minema ohvriks või jääma ohvriks reklaamide mõjul, ükskõik kas on siis krediidi võtmine või mingi muu otsuostuse tegemine, siis alati ei pea viga leidma reklaamist või viga otsima reklaamist. Häda võib olla ka inimese enda arusaamisvõimes või kriitilises mõtlemises. Tarbijakaitse soovitab enne laenu, järelmaksu või liisingu võtmist või krediitkaardi kasutama hakkamist kaaluda eri krediidiandjate pakkumisi. Tallinna elanikele annab tasuta majandus- ja võlanõu kokku 4 linna sotsiaaltöökeskuse üksust.